See laul siin on minu emast, ka sinu emast on see, sest tundub, et mõneski mõttes on emad meil sarnased. Kord jooksin ta undruku sabas, eks sina ju jooksnud ka, ning armsamat ema naerust ei mõistnud me mõtelda. Et lapsed neil sirgumas suureks, emad vahel ei usugi vist, sest kuidagi jätta ei tihka nad meie eest võitlemist. See laul siin on minu emast, ka sinu emast on see, sest tundub, et mõneski mõttes kõik emad on sarnased. Kui olin veel koolitüdruk, öeldi vahel, et ma olla väga oma ema moodi. Tookord ei osanud selle üle rõõmustada, pigem vastupidi. Ema tundus lihtsalt liiga vana, ligi 40. Kui sain ise 40, tahtsin juba küll olla ema moodi. Sama teokas ja kärme, lahke ja oskaja, küsija ja kuulaja. Ta naeris rõõmsa häälega, oli uudishimulik, igatses väga reisida, oli veidi edev. Veel väga vananagi olid tal noore inimese silmad. Meie ema oli laulupeousku inimene, ei jätnud vahele ühtki pidu alates 38. aastast, ikka lauljana. Rahvariidetki tikkis ja õmbles ise endale ja meile. Tundus vahel, nagu oleks tema päevas rohkem tunde kui teistel. Ta oli nii kiire ja kamandas meidki. Tee ikka üks töö teise sisse. Kui tuled, siis too, kui lähed, siis vii. Meil üks õpetus on alati meeles. Laupäeva õhtuks, olgu toad puhtad, sai ahjus ja lilled laual. Pärast tema lahkumist haarasin veel kaua telefoni järele, kuuldes mõnd uudist või head mõtet. Oot, pean helistama emale ütlema. Pildil, mille valisin, laulame kahekesi tema 80. sünnipäeval ja minu meelest oleme siin küll natuke ühtemoodi. Väikese inimese jaoks on ema tema elu keskpunkt. Kasvades tundub lapsele tihti, et tema ei mõista teda ega saa temast aru. Täiskasvanuks saades tõdeme, et paljud nõuanded ja õpetused, mis teismeeas tundusid tüütud ja kohati mõttetud, on tegelikult vajalikud ja õiged. Lapsevanematena hakkame meenutama, millest ema meile rääkis, kuidas käitus ja tegutses. Siis alles saame aru, et emad on tehtud armastusest, hoolivusest ja vastutustundest. Soovin nii enda emale kui ka kõikidele ülejäänud emadele väikselist emadepäeva ja väga-väga palju toredaid hetki lähedaste seltsis. Armas, kallis, särav ema, olen õnnelik ja tänulik, et oled mind endale valinud. Olen õnnelik ja tänulik, et olen sinu oma ellu valinud. Mulle meeldivad sinu hellad vaid ja soojad kallistused. Oled imetlusväärne, südamlik. Oled iga päev sätitud, pärlid kaelas ja juuksed sohengus. Imetlen sinu elu rõõmu ja toimekust ja positiivsust ja sinu krutskiga nalja. Me helistame iga päev, et kuulda teineteise häält. Me mõlemad teame, et tahame veel kaua aega koos olla. Kalli, ilusat emadepäeva. Minu ema on ema suure algustähega. Temas on kõik, mida üks laps vajab. Soojus ja hellus, armastus ja mõistmine, headus ja turvatunne. Olen alati mõelnud, kuidas suudab üks inimene olla nii mõistev, leplik ja lõputult hea. Ja seda kõigi ja kõige suhtes. Tahan olla tema moodi. Minu ema on mu laste vanaema. Vanaema suure tähega. Alati, kui vanaema juurde ööbima jäime, luges või jutustas ta meile muinasjutte. Õhtuti lükkasime voodid kokku, pugesime teki alla, lubasime koer Robi oma jalgade peale pikutama ja kuulasime vanaema aasta vahvaid muinasjutte. Ja neid tal juba jagus.
ja hommikuti ootasid meid alati magusad pannkoogid moosiga. Vahest äratas vanaema meid lauluga, mida siiani aeg-ajalt meenutame. Miks magate nii kaua, ei ärka ülesse, ei kuule kukelaulu, ei lähe pissile. Vanaema juures on alati väga vahva. Minu ema on õpetaja. Õpetaja suure algustähega. Ta on terve elu pühendunud laste õpetamisele ja teinud seda tööd kogu oma hingega. Ma mäletan lapsepõlve õhtuid, kui ema oli kõik kodused toimetused ära teinud, poes käinud, ahju kütnud, toitu valmistanud, nõu koristanud ja pesnud, pesud riikinud ja nõelunud, minu ja minu õe koolitöödele kaasa aidanud ja lapsed voodisse pannud. Siis istus ta õhtul hilja töölaua taha ja hakkas õpilaste koolitöid kontrollima ja parandama. Ja meie õega uinusime pastapliiatsi vaikse sahina ja töölaua lambivalguse saatel. Ema, aitäh, et oled alati olemas olnud. Mitte nõudlikult, mitte peale tükkivalt, lihtsalt olemas. Olemas igal ajal, et anda nõu, õige kirja, heade raamatute, laste kasvatamise, tuulerõugetega võitlemise, aiatööde, koogi küpsetamise või näiteks plekkide eemaldamise asjus. Alati. Valmis otse kohe tulema, kui vaja. Keegi, kellele rääkida uudiseid, kelle najal nutta, kellega koos naerda, kelle armastus ei lõppe. Ükskõik, mida ma ka ei teeks. Aitäh, et oled alati olemas olnud. Head emadepäeva, armas kallis ema. Meie ema on meie suurim fänn. Ta toetab meie valikuid ning ütleb ka, kui oleme eksiteel. Ta kuulab ära, kui on mure ning ta teeb selle vähemalt poole väiksemaks. Oma elukogemusega suudab ta meid välja tüürida päris keerulistest olukordadest. Meil on hea meel, et oma murede ja rõõmudega saame alati ema poole pöörduda. Kallis oled. Ilusat emadepäeva. Minu ema Rutt on nagu loodusjõud. Teadupärast saavad orkaanid omale nimed just naiste järgi. Ka minu ema on heas mõttes võimas nagu orkaan. Väga värvikas kuju, kes armastab sama palju kui oma roose ka mööda Läänemaad ringi tuisata. Ta hoolitseb selle eest, et meid vormis hoida, et meil igav ei hakkaks ja et me teaksime, mis on üks korralik maatöö. Emale ei piisa rehast ega labidast, vaid hädasti oleks tarvis ka koppasid, traktoreid ja ega üks buldoosergi paha ei teeks. Tema jaoks ei ole olemas väljendit ei saa. Alati saab. Kõik teised peavad ka saama. Päev algab onniga ja lõpeb onniga. Tema süda kuulub maale. Ühest kasvuhoonest jääb väheks. 3 on täpselt paras ühele 80-aastasele vanainimesele. Lisaks 28 sõstrapõõsast, õunapuaed ja põllutäis kartuleid, peete ja porgandeid. Ja need maasikad. Minu ema nimi on Liidia. Ta elab väikeses külas nimega Jäneda ja töötab seal põhikoolis inglise ja vene keele õpetajana. Ta on mulle tõeliseks eeskujuks. Ta on aus ja hooliv, armastav ja tähelepanelik ja oskab väikestest asjadest rõõmu tunda. Kõige enam naudib ta viibimist looduses, oma aiamaal toimetades või veetmist aega oma laste ja lastelastega. Ja tal on alati meie jaoks aega. Minu ema on andnud kaasa mulle armastuse söögi tegemise vastu. Juba väiksena veetsin ma palju aega temaga koos köögis olles, vaadates, kuidas ta süüa teeb.
maitstes kõike ja proovides neid retsepte iseseisvalt järgi tehes. See on oskus, mida tahaksin edasi anda ka oma lastele. Aitäh, ema, et oled mind oma lapseks valinud. Ilusat emadepäeva kõikidele emadele. Meil kõigil on elus keegi, kelle moodi me tahaksime olla, kelle sammudes me tahaks kõndida, kes on meile eeskujuks. Minu eeskuju on minu ema. Ja ilmselt kõik minu sõbrad, minu tuttavad teavad, kui lähedane mina olen oma emaga. Ma olen temaga kui parim sõbranna. Me räägime kõigest, me jagame kõike, ta on alati olemas minu jaoks. Ja ma lihtsalt, ma ei tea siin maailmas imelisemat inimest lihtsalt. Tänu temale näen ma maailma teisiti. Ta on avanud mu silmad. Ta on viinud mind sellele rajale, kus ma praegu olen. Tänu temale tean ma, mis on õnn, sellepärast, et ta teeb mind õnnelikuks. Tänu temale ma tean, mis on rõõm, sest ta teeb mind rõõmsaks. Minul on maailma parim ema. Mul on lihtsalt vedanud. Vanasti, kui ma väike olin ja keegi oli mulle haiget teinud või ma olin lihtsalt pahas tujus või kurb, ronisin ma ema riidekappi, kui teda kodus polnud. Seal ema lõhna ja asjade keskel läksid üleni valud kui mured. Nüüd olen ma kahjuks liiga suur, et ema kappi mahtuda, aga kui maailm mulle haiget teeb või mul on mõni mure, siis ma lähen ema juurde. Ema teeb pai, puhub peale ja päike tuleb jälle välja. On üks küsimus, et kellele sa esimesena helistad, kui võidad miljoni. Kui sul on kõige ilusam päev, kõige suurem rõõm. Minul on see lihtne. See on loomulikult minu ema, kes esimesena saab teada, et mul on uus kassipoeg või laps või esimene paiseleht on nina välja pistnud ja päike välja tulnud. Minu ema ongi päike, soe, sõbralik ja armastav, minu parim sõber ja armsam inimene. Aitäh sulle, kallis ema, et sa olemas oled. Sellel fotol on minu ema, kus tal oli 80. juubel. Ma olen väga tänulik selle eest, et ta on alati olnud minu kõrval ja mind toetanud ja mulle nõu andnud. Ta on tark, väga hea suhtleja, valdab võõrkeeli, tal on suurepärane huumorisoon ja ta on vitaalne naine. Kuna meie kodus oli väga suur raamatukogu, siis sain sealt oma armastuse lugemise vastu. Minu ema on alati endale seadnud eesmärgid ja on need saavutanud suurepäraselt. Ta lõpetas keskkooli ja ülikooli kuldmedaliga. Mängis võrkpalli nii hästi, et osales võistlustel erinevates riikides ning tõi koju medaleid, millega mina sain lapsena mängida. Minu ema leidis alati aega minu jaoks. Nõelus lapsepõlves suppükse nõnda, et tikkis põlvele ilusad lilled. Ja ma käisin alati lapsepõlves riides väga hästi, sellepärast et ema ja vanaema oma käsitööoskusega riietasid mind kui moeajakirjas olevat tüdrukut. Minu ema on kui imepuu, mille okstel on õisi ja vilju. Ta on oma lastele soojus ja valgus ja varjumahedus ka. Emast sündisid meie esimesed sõnad ja sammud, kõik teod, millest ükskord saavad meie, tema laste, elulood. Jah, olen õnneseen, kuna olen ikka veel laps, olles ise juba ammu vanaema. Minu ema on 94-aastane, ikka särav, sinilille sina silmis, muusika helisemas hinges nii, nagu möödunud suvevihmas tehtud fotol. See on tema, minu hinge hea ema.